Vaagrupi auto on vähemalt tuppa veerenud, vähemalt on õigelt masti auto, kaubaauto. Märt Esvikast on tagasi. Tervist! Tere! Ega läheme kohe asja kallale. Ega see auto, ega meil need autosid tuppa niisama jäeti siin. Kas on remont, hooldus, müük, kahetsus või on kaubavedu? No aga Volkswagen ongi universaalne kaubaauto ja see on siis täis pandud valgusteid. Ma olen ka nüüd õppinud. Jah, ei ole pirnid ja lambid. Valgustid ja valgustite sees on lambid. Täitsa palju värki on, et nüüd ongi pime näidata, et siin palju filmida ei saa, et siin 2 episoodi ongi nüüd puhtas pimeduses peaaegu tehtud, et see kvaliteet on kehva. Vabandame juba ette ära, aga nüüd Esika aitab meil selle toa niimoodi särama lüüa, et ma ei tea, kas päike paistab nii eredalt. Ikka paistab. Päiksevalguse vastu ei saa või? Päikese vastu ikka ei saa, jah. Aga selles mõttes LED on ikkagi tänane teema, jah? Jah, ja kui sa ikkagi, aga kui selles mõttes, kui sa nendesse valgustitesse, mis siia üles tulevad, otse sisse vaatad, siis on sama pimestab nagu päike. On jah? Peab päiksepriid ette panema või keevitusmaski? No võiks küll, jah. No aga mis siis põnevat on toodud? Lähme kohe asja kallale, et mis kontseptsiooni siis välja mõtlesid ja mis gameplan on? Et seekord tuli siis LED-vents appi kõikide oma valgustite ja asjadega. Ja valisime siin sellise... Aga lähme valgust kätte. Muidu ei näe, mida me näitame üldse. See on nagu prosektor. Need on siis sul need kõrglaevalgustid. Aga ma vaatan peale kohe jumala pisike ju. Jah, aga see valgustab ka midagi või? Aga sellest pisikeses tuleb väga-väga palju valgust välja. On jah? Just, et... ma ei tea, kui palju vaatajad teavad nendest valgustugevustest ja luksidest. Ma olen luumenitest midagi kuuldud. Või ei ole või? Jaa, luumenid on. Et sellest valgustist tuleb välja, kui ma vaatan, et ma ei eksiks, 26 000 luumenit valgustist. No see number vaata ei ütle mulle midagi. Põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et kui sa võtad endal, ütleme sellise tavapärase, ma ei tea, laelambi, laelambist palju sealt võib tulla, 500 luumenit. Okei, siis on 26 000. See on 26 000. Ei hooma neid numbreid. No selles mõttes, kui me vaatamegi, et vanasti näed, olid siuksed suured kandilised lambid seal. Mis ka ei tööta. Kui me võtame nüüd alla need ja võrdleme sellega, siis on nagu päris pull vaade, et see suuruse vahe on päris hull ja siis ma ei tea, kujuta ette, need ei ole ka ju, mis need on seal 10 aastat vanad lambid võivad olla või? Kummad sa mõtled nüüd need kandilised, jah? Oi, need kandilised, need on veel vanemad. Veel vanemad, jah? Seal on kõrgluhu lambid sees, mida tänapäeval üldse ei müüdagi enam, ei tohigi müüa, ei tohi Euroopa Liitu isegi sisse tuua mitte. Kuule, aga siis on unikumid, nendest saab palju raha siis ju. Seal on elavõbe sees ja... Seda müüdi kuhugi ka kalli raha eest ju. Need on väga ebaefektiivsed. Ei, mulle meeldib juba. Soonevad kaua ja... Ei, need ei... Kuule, aga... Need võib muuseumisse viia kuskil. Muuseumisse, äkki kellelgi on vaja, keegi ehitab vanade spekkidega maja, aga ilmselt ei tohi ehitada. No ei. Aga jah, võrdluse saame siis, kui me alla võtame. Huvitav, kas me need põlema saaks panna korra täna või? Saab või? Saab ilahti vara ühendada juhtma. Aga paneks, nagu selles mõttes teeks mingi testi ka juba, siis paneks ühe selle põlema, vaataks, kui valgeks teeb ja siis samal ajal paneks, vahetaks ühe välja, paneks kõrvuti need põlema. Aga nendega on see, et kui sa selle tööle paned, siis sa pead mingi veerand tundi ootama, sest et ta soeneb nii kaua enne, kui ta hakkab valgust näitama. See on nagu auto läheb sooja. Magnus juba tassib teise mehe autot tühjaks. Juttu nägite. Käigus siis alustame garaažist ja siis, kui me jõuame sinna poole peale, mis on see, siis vaatame seda valgustit ja siis, kui me üles jõuame, seal on üldse kolme sorti valgustid. Ja kõik on siis ühe tootja poolt. Ühe tootja poolt, LED-vents. Ja kui hea tootja see on siis? No LED-ventsil on just, ütleme, tooteid nii täiesti kodukasutajast kuni professionaalsete valgustiteni välja, et on nii-öelda value series, ehk siis nii-öelda odavama hinnatooted, mis ei ole üldse Jaane kvaliteedist nagu järgi, ja on ka siis nii-öelda nagu performance series, kus on aetud siis efektiivsus eriti heaks. Okei. Palju nendele eluiga lubatakse või palju see garantii on? Garantii ja LED-ventsi valgustate kõikidel alates 4 aastast. 4 aastast? Alates 4 aastast. See kihtib ettevõtetele ka või? Jah. Ongi nii? On küll, jah. Okay. Et see on selles mõttes, et ega see ei ole vahet, kas sa paned ettevõttena selle üles või sa paned koju selle üles. No vaat seadusandlus on mingi imelik vahepeal. Jaa, see on lihtsalt, see on jällegi see, et vaata üks asi, mida peab andma, teine asi on see, mida tootja võib anda. Okay. Et tänavalgustitele antakse üldse 10 aastat garantiid, et muidu ei saa tänavalgustust üldse ehitadagi. Okay. Aga LED-valguste eluiga, nüüd ütleme, kui sa nüüd 24/7 teda ei põleta, siis ta on kuskil 15–20 aastat. No põhimõtteliselt me elu lõpuni kestab meil. Just.
kui teie otsustate ka täitsa lampi endale uue auto osta ja tahate teada, kas seda on keritud või mitte ühele poole või teisele poole nagu elektrinäitu, siis selle jaoks on olemas Car Vertical. Saate võtta auto kohta väljavõtte VIN-koodiga ja saate teada, mis teie 4-rattalise sõbraga on juhtunud, kas enne või pärast, kui te olete auto soetanud. No siin me näemegi, et on juhtunud avarii jälle. Eest tagant aga pihta saanud või, pilte on kole palju, kõigis reportide saati pilte ei ole, katus on ka kõver. Noh, mõni päev on lahti, ta on vahele sõitnud kuhugi üldse. Kitsast kohast ei mahtunud läbi lihtsalt. Meenutab nagu Märdi autotega, ma ei teagi, kas Märt on oma auto kohta ajalugu vaadanud ja kust ta selle soetanud on, kas see on puhas või mitte. Aga küll ta all saab kommenteerida. Niimoodi, et kindlasti vaadake üle, siis enne auto osta. Siin on veel pirakaid olnud, ta on ilusamaks tehtud vahepeal. Siin teiselt poolt katki läinud. Teate, osade autodega kipub nii minema, et kui nad ühe korra midagi juhtub, siis nad tõmbuvad nagu magnetina neid asju ligi. Ja sellepärast ongi ajalugu vaja kontrollida. Kasutage Vampiro sooduskoodi ja kõik lingid leiab ka muidugi alt. Ja lähme vaatame, kas me saame selle toas ärama nüüd või ei saa. Magnus leidis lüliti üles. Ei, tšiki-priki tegi. Tšiki-priki või? Aga miks me seda huvitav ennäidid, kui tõstukid paigaldasime? Ma ei tea. Kuule hakkab kerima vaikselt. No ikka läheb ju. Need pidid need lambid olema, mis 15 minutit soojaks lähevad nüüd. On tunda, alguses oli elu vaikne. Karek, tunned, kuidas raha põleb, jah? See on hea raha põlemislõhn on. Tunned, jah? Mine otsi see elektriarvast üle, siis vaata, kuidas see ratas maakib. Ära pole teid rattaid, need numbrid on see, digitaal. Ja siis on see, et sul on väike see punane tulukene. No nii. Kukkus taastus välja. Nii, mees lõhkus oma mille ära nüüd. Pingi indikaatori. Kuule, nüüd sa võid särtsu hakata saama, kurat. Indikaator. Üks on vees. Äkki töötab ikka. Ära rohkem viska. Kuule, ära sa räägi, päris kuule ägedaks läheb juba. Vees jah. Päris ägedaks Ärme hakkab. hakka tegemagi rohkem midagi. Kuule, aga see LED pidi veel vägevam olema. Jah. Aga ma ütlengi, et kui need teevad juba siukest valgust, see on päris hea. Ja kui nüüd 6 LED-i panna, on veel parem. Aga nüüd me saamegi LED-i võrrelda siis. Aga vahetame ühe ära, siis saab LED-i panna põlema. Jah. Valgustehnoloogiat. Elektrit tegema, mina hakkan neid must. Ma olen järelkontroll, et te särtsu ei saaks ja lolluseid ei teeks, kurat. No poisid, kuidas läheb? Hästi. Magnus on teist ette jõudnud. Ta tahab testida esimest seda võrdlust. Ja, meil on ägedamis. Aga lihtsalt jah, teil on 4 korda rohkem lampe ka. Ta on 2 tükki paigaldanud. Palju teil on juba teinud? Karl, mitus läheb? 6. Ma ei tea. 6 või? Kohe saame siit poolt ka võrdlused ja vaata kui hea, kui Benefiti meestest eile jäi see tõstuk järgi, et reedel ei jõutud sellele järgi tulla, et tulevad esmaspäeval. Jumal tänatud. Me tellisime oma tõstuki ka, vaata. Store rendist. Nii, Magnus on lae all. Ma lähen siia kilpi. Kas võin teha kontakt või? Ma panen lüliti valmis, keeran kaamera sinna ja nüüd tuleb siis võrdlus. Lärts. Ole vait. Ja see on 2 valgustit ainult. Juba on kuradi 3 korda parem reski. Ja neid läheb 6 siia. Neid läheb 6 kokku, neid on 2 ainult veel, jah? Just. Ja need teised alles käivituvad ju seal pool. Haige ju. Juba on valge ju. Ja sa või kahtlesid, et nii väiksed valgustused on. Ma vaatasin jah, et noh. Vaata sisse, vaata, kas on päike või? Ma ei taha vaadata. Nagu nad ütlesid, suurus ei ole oluline ju. Päris hull vahe ju. Normaalne jurakas. Tänapäev versus ajalugu. Ajalugu jah. Ei no väga valgeks saab. Ei tea, kuidas see kaamera. Pärast ma editis näen, kuidas see kaamera pilt on. Ma vaatan siit läbi väikse augu. Ai, no ikka kõvasti parem juba praegu. Kuule, aga neid 2 ei olegi vaja võib-olla. Vii neid ikka tagasi, jah? Ei vii midagi tagasi. Kui siit uksest on sisse, esika kaup tulnud, ega sealt välja enam ei lähe.
teine meeskond on saanud valmis. Kurat, ei jõua isegi sissejuhatust teha, pannakse kõik põlema. No vägev ju, põleb, hakkab silmadel küll. Ära katki tee kohe siis. Noh, siia ei olekski võib-olla seda Keskele ei olegi vaja. Keskele ei vaja, et kas te näete, et keskmised põlevad üldse? Oota, vaata, kustutame keskmised ära. No see ei ole see. No ikka polegi aru saada, et need keskmised põlema läheb. No natukene on. Vägev värk. Aga no neid saab veel sättida, saab võimsamaks panna, saab lahjemaks panna. Aga mis nad praegu defaultis on huvitav? Maks või? Maks või? Peaks just olema. Ega mulle täpselt Et neid saab lahjemaks keerata ja valgust pidi ka muuta saama. ja saab külmemaks panna. Külmemaks või? Timmeri saab ka vahele panna. Saad sealt Saab. lasta. Ja, see on see, millega ta vahele rääkis. Timmerid tulevad järgmine kord. Siis ei ole lüliti, siis... Kuule, aga keerame seda ühte lampi. Ma panen ikka kinni, äkki saab surtsu sealt. Arvad, et saab kohe keerata niimoodi? Ja seal peaks õiged kohad olema kohe, kus sa saad näppida. Läkski vaata, jah? Jah, veel külmem. Ongi päris... Ma ei tea, kas Suur vahe. Sa tahad sooja ja külma. See on juba päris külm, jah? hakka nüüd seda ka veel valima. Meil on soe vaata. Pane täitsa külm. Ikka erinev, jah? Täitsa erinev on, jah? Aga mis me tahame? Ma ei tea. Mina ka ei tea. Külm on Põlema ka sisse panna, siis on kahe vahel. Aga pane kahe vahel, siis ei saa keegi öelda. Pane keskmine ja pane külm ära. Ja nüüd on kõige lahjem. Ma arvan, siin vist peab lambid kõige lahjama peale ka panema, jah? Miks? Ma ei tea, kui meil on 3 rida neid. Pane keskmise peale. Pane kõik keskele, jah? Kõik keskele. Siis on hea. Aga see soe valgus on vist parem ikkagi. Soojem. See Soojem. on kõige lahjem. Soojem on... 4000. Ma ei tea, mis... Mul on sõõrikud silmades, ma ei tea midagi enam. Ei mõtlen, kumb see parem oli nagu elavuseks. Töö tegemiseks on nagu põhimõtteliselt on külmem, aga... Paneme sellega kuskile piskimisse. Kuule, aga jätame need alles. Teeme juhtme ja siis sa saad nagu kandelampi kanda. Teed kapotilambi sellest või? Ei, paneme bussile. Mina ei tea, jah, see ekspert otsustab, mis see jääb. Selles suhtes ma ei kujuta ette. Paneme kõik üles ära, et mis siis vaatame. see tulemus on just, et siis saab nagu timmida, et paneme kõik natuke lahjemaks, rangemaks, et muidugi vaata panete nõues ka vaata valge, aga no siit otsast saab vaadata. No selge, toimetame edasi. No siin on madistatud nüüd mitmel ringel. Näete või? Te hakkate lõpuks päriselt ka nägema, mis siin on tehtud. Valgus on. Neid on nüüd 4 tükki laes. 2 läheb juurde. Ja siin põleb ainult 1 rida. Kui enne põles põhimõtteliselt kõik lambid, siis oli sama valge. Märt, sul on see au, mine lülita. Teeme seda max power, mis on max valgus, mis siit välja pigistada saab nüüd. No, normaalne. See on nagu kirurgi juba operatsioonituba hakkab meenutama vaikselt, tead. Fotostuudio peale. Fotostuudio, jah. Siin ruumis varje vist all ei teki enam. Varje enam ei teki. Vaata ise enda jalgadega kasvab, ega väga enam ei teki. Et see on väga äge ja nüüd siis veel 2 tükki läheb siia suurde saali ka veel. Aga kuigi on valge, siis läheb veel valgemaks, et see on see. Filmimisvalgus on see max out alati.
ja Magnus ikkagi läks käest ära, tal läks lappama, nagu need asjad lähevad. Kui ta juba lambid kõik laest ära võttis, need, mis enam vaja ei lähe, et oleks ilus clean look, siis nüüd ta ütles, et ta tõstab pistikut ümber. Kui tõstuks siin on ja teha saab? Kui tõstuks siin on ja teha saab, siis jah, pistikud on praegu rehvi seina taga siin peidus, et kui siia rehvid ette paneme, siis ei saa lülitada. Nüüd paneme ta siia lülitama, siis siit saab lülitada, siin on ruumi. Et meil asjad lähevad kogu aeg lappe. Aga jumal tänatud, on Esvika on sama lappes, et aitab meid. Toob lampi juurde või? Ma ei usu, et enam lampi juurde või. Oota, palju siia lampe tuli nüüd? Kokku koos nüüd selle paanika vältimisvalgustega 29 valgustit. Paanika ka valgus, jah, oota, näitame seda paanika valgusvärki ka. Sellepärast, et see on see siis, kui... Mis see tähendab? See on põhimõtteliselt, kui elekter ära läheb, et siis nende valgused jäävad põlema, et nii-öelda paanika ei tekiks. Saaksid nagu ruumist välja minna. Põhimõtteliselt, kui öösel elekter ära läheb, jah, siis jäävad 2 lampi jäävad põlema. Näed, need samad, roheline tuli põlema, need on need paanikalambid siis. Ja nüüd, kui elekter ära läheb, siis läheb põlema. Siis läheb põlema üks lamp. Aga see on laku tüü või? Tead, mis väga lamp või? Muustasime akku ära ühendada. Assa Maite, niimoodi lipsas läbi või? Error. Siin tegime natukene kardiga praaki, jah? Ei, te tegite meelega selle video jaoks content. Ei ole. Sa pead ütlema, et on. Jaa. Ja küll on. Aga fiksime ära ju, easy fix või? Siin jah, siin tuleb ainult akku ära ühendada ja kõik on tünnid. Jah, et paanikavalgus on ka või see on see hädaolu valgus, et siis juba tekkis paanika. Juba oli paanika, jah? Miks punane on? Et kuhu poole joosta, et siis midagi näed, kui vool ära läheb kott pimedas. Aga vägis vägev, jah? Eelmised olid jumala pisikesed rohelised leedid, nüüd on palju suuremad. Kumab läbi. Kõrst silmad esimest kord põlema ja tõmbab ikka silmad kissi reiskis. No äge, kuule, lähen vaatame ülesse ka, üks vend kobab sellest puha pimeduses ju. Tal on ikkagi mingi lamp siin. Vampiire logo on ka siin. See mees paigaldab mingit balloone. Mis seaded siis on kuule? Elektrik. See teeb valguse. Sa võid lambi üles panna, aga ilma selleta valgust ei tule. Ahah. See on mingi magic box. Jah. Kui magic box nüüd on sinu kord, vaata sa, need, mis see kokku pani, need on vaja nüüd siia alla panna. Jaa, me panime raame kokku. 1, 2 küll, oi kui palju raame. Aga nüüd tuleb siia need raamide sisse panna need valgustid. Lambid ja pirnid. Valgustid tuleb panna. Päris ägedad on. Kui kurat... Aga neid saab nüüd niimoodi panna, et saab ühe põlema kohe panna. Ja. Sealt järjest saab tulla, saab teha tunnel visionit. No ägev. Minul saab viimane see nüüd paika siin. Et võib hakata... Teoreetselt voolu võib sisse lülitada. Voolu ei tohiks enam saada. No ägev. Vaatame siit pilvakles ka. Mis see Magnus möllab seal? Viimane. See on nagu gitarr tegelikult. Õhugitarr see nägib. Isegi annab mingit võõtu veel. Ei anna. Minu oma viimane. Ei ole, eelviimane. Eelviimane, jah. LED Vance näed. 2000 volti. 33 kilovatti. Mul on kõiki asju valesti siin. Millest ma aru saan, on need Lumanid 3630 ja 4000 kaad. See on siuke pehme soe valgus siia kontorisse. Nii et ütles valesti midagi või? Ta ei ole pehme soe, on pigem mis ta on siis? 3000. Ta on neutraalne, jah. Ärge mind kuulake spetsialiste. Mis see 9 volti ja 1 kilovatt oli? See oli puhvaika. Ei, ma vaatasin
autonumbrid on vaata suured, vaata lampidel on nii väiksed, vaata. Sa tahad, et valgustitel, mitte lampidel, valgustitel on need numbrid nii väiksed, vaata. Autol sa tahad suuri kilovatte, aga valgustel sa tahad väikseid kilovatte, sellepärast siis läheb vähem energiat. Mõni vähem kokkuhoid. Nii, ja nüüd läheb üks väike veel. See on see diskoteegi valgusele. See on sama tootja, LED-Vans. Mis see on meeleolu või? Ei ole. See on see, et sul meeleolu ära ei läheks. Mis see teeb diskot või? Ei tee teist. See peab siia trepi juurde, et saab trepist Strobo. Alla joosta, jah. Just. Iga aste, vaat üle ühe astme läheb strobo. Ei, mina ei puutu elektrit. Siin pole elektrit sees, siis ei ole ohutu värk. Pole jah. Ei ole, jah. See on paanika vältimise valgustee. Ehk kui elekter ära läheb, et siis see jääb põlema. Okay. Kuni 3 tunniks. Ma meil ei lähe siin elekter ära kunagi. 3 tundi põleb. Oma akuga. See tähendab, et pidu on 3 tundi kauem. Ilma muusikata, ise peame laulma. Jah, jumal hea. Selle alumise korrusel vaata need 2 tükki, need põlevad ka 3 tundi. On või? Need 2 tükki või? Nii et 3 valgustit, et meil põleb 3 tundi, nii et meil on pidu pikem. Aitäh, LED-Vans, et võimaldate meile sükust olukorda. Just. Et Kaarel paanikasse saad. Keegi ei satu paanikasse. Rahulikult, tõmbame otsad kokku 3 tundi. 3 tundi. Kui hakatakse tuledega vilgutama, et pidu on läbi, toimub avarii, siis läheb niimoodi ja niimoodi. Ja siis läheb disko edasi. Aga tegelikult jääb põlema. Siis sa näed, kus on trepp, et otse alla joosta trepist. Aga pane põlema, ei jõua hoida ära. No vägev värk. Läkski terve päev võite. No peaaegu. Noh. Et Esvika ja LED-Vans on meile toonud tunneli lõppu valguse. Ma loodan tunneli algusesse ikka. Tunnel on nii valge, et seal lõppu polegi. Lõppu polegi. See on hea. Ja muidugi teate on ka see, et kui LED-Vansi valgusteid, mida meie kodulehelt ei leia, siis kõiki LED-Vansi valgusteid saame tellida. Kuni 2 nädalat tarneaega. Kõike saab. Alates nendest sissekirjatavatest lampidest, mis sul ripla valgustitesse lähevad, kuni siis tööstusvalgustitele ja selliste asjadele välja, mis seal on kaasargud tänavavalgustid, pargivalgustid, mingid pollerid, ma ei tea. You name it. You name it, täpselt. Aga jah, saladuskattel võib öelda ka, ma ei tea, millal Vilja välja tuleb, aga Esvikal on tuleb uus koduleht ka. Just. Et siis on valik veelgi ägedam, suurem ja lihtsam ja siis saab vampiire ja sooduskoodi ja siis võib olla niimoodi, et valid endale LED-Vansi valgustid välja, siis kirjutad vampiire ja vaatad, opa, hind kukkus. Ei, hind tõuseb ja siis ma võtan vahelt endale kõik. No pikk päev on selja taga, me oleme saanud kõik tuled nüüd siin Vilet tööle ja me tellisime süüa, aga Karel ei tellinud tööriistu. Tööriistu pole, vaata see kahvlinugade valikud ja mida ta... Sa valisid ühe välja või? Kuule, aga ma prooviks äkki haamriga süüa. Äkki peksaks seda kana veel kokku poole või? Noh. Kas on piisavalt toksitud? Jah, sa võid endal seda kolgiliha teha. Vaata, kui sa tellid sükest süüa, siis võiks kahvlid olla nagu included, mitte et sa pead eraldi valima. Me ei saada sellepärast, et äkki sa viskad kodus prügikasti nüüd. Jah, kodus on noed kahvlid olemas. No aga kui sa tellid nagu sükesesse kontorisse, siis võiks aru saada, et ma ei ole kodus. See koht lihtsalt, kas sa tahad või ei taha. Mina ei näinud. Jah või ei. No vahet jälle, Magnus läks meil suurte turismibussi vaatama, kas seal dinosauruses on midagi või ei ole. Karelil on niikuinii probleeme, vaata. No. Annan natuke mulle. Karelile kastmeid. Ei anna veel kastmeid. Karelil selle söögi tellimisega läheb hästi. Mul läheb söögi tellimisega hästi. Sellest viimane kord ma tellisin Hesburgi reineid ja ma tellisin 12 paprikakastet. Ma mõtlesin välja ka, kuidas sa tegid seda. See oligi see, et ta pani, vaatas ühe Hesburgeri eine, siis pani sinna, et ma tahan 4 kastet saada. Igal ühel üks. Ei, ta pani selle ostukorvi ja siis mõtlesin, et mul on neid komplekte nüüd 4 vaja. Ja siis ta korrutas need eined kõik ära, 4 tükki, aga siis tuligi 4 korda 4. Nad tahavad alati minust kõige piinlikumat versiooni jätta, aga ma saan ise kõik YouTube'i videos välja lõigata ja näidata, et ma olen parim. Ja kontoris räägid, tegelikult Tanel tellis süüa üldse. Aga no hea küll, võib-olla seekord jätame selle sisse ja kui sa tahaks seda pulli varem teada, siis liitu meie Patreoni või YouTube'i memberitega ja siis oli WhatsAppi grupis juba kõik pildid olemas, kuidas meil oli lihtsalt 12 paprika majoneesi kastet. Aga, kuule, ma arvan, et
video on, vend sööbki lihtsalt praadisin, me peame vaatama kuradi oma selle võtmega. oi, juissa napsu. Juissa napsu. Ma võin laenata tahad või? Kas see noa osa on ka? Lõigata. Saad lõigata. Vaat ma ei saa, mul kahvlit ei ole. Ma arvan, et Karl ei näe süüa võib-olla. Paneme nüüd kõik tuled põlema, Maxed Out'i. Tanel äkki saab sinna ühe lüliti juurde minna, Märt saab teise juurde minna. Nii et teeme Maxed Out'sid, kuidas see garaaž nüüd siis välja näeb nende tuledega. Boom! Meil on 6 suurt. Ja siin, ma ei tea, kui palju neid on, aga reaalselt siin on juba päikseprille vaja, et siin üldse opereerida, selles mõttes, et see on nagu jõhker. See on ainult puhas rõõm teile. Kui enne see video oli siin poole pealt võib-olla siuke HD, siis nüüd ta muutus automaatselt 4K, mis siis, et on HD, aga valgus tuli juurde. Lihtsalt. Ja tule vaadake siis see prügiüni. Oota, vaata, meil see kokk tuleb ka. Kas oli või? Kas on nugasid kahvel või? Jee, teised saavad süüa mingite normaalsete asjadega, ei peagi Paako tööriistadega sööma, mis pole ka halb, selles mõttes, et nutti peab olema. Ja kui me vaatamegi siin nurga taha, siis tegelikult jäi terve hunnik lampe ja asju kõiki üle. Valgusteid, need ei ole lambid. Valgustid, lambid, pirne meil ei ole siin. Nii et enamus sisustust on tehtud, loodan, et teile meeldib. Kas teeme ka 3. osa, sellepärast, et nipet-näpet on teha. Aitäh Benefitile ja Esvikale ja Leedvantsile, kes tulid appi ja aitab selleks korraks. Tuled kustu!